Bahtiar Baram, suur tänu selle eksklusiivse intervjuu eest E24 News Englishile. Te olite 3 korda kaasas, 2009, 2019 ja 2024 aastal, sõja esimestes etappides. Vahistuse ajal piinas Hamas teid ja süüdistas Iisraeli spiooniks olemises. Miks otsustasite täna E24 News Englishile sõna võtta? Ja kes teid piinas? Tõesti, sel päeval ma olin ukse ees Dorminderi või Gamal Adwani haigla juures. See oli minu 3. päev Põhja-Gaasas. Nii et ostsin falafeli ja tulin tagasi ning olin Gamal Adwani haigla erakorralise meditsiini osakonna ees. Sõin oma falafeli. Ja äkki tuli sisse üks mees mustades riietes nagu Hamasi võitlejad ja ta hüüdis mulle, et ma olen Iisraeli spioon. Ja äkki On palju inimesi. Noored inimesed käivad ringi, neil pole midagi, aga nad jäävad haiglasse, sest haiglas sees on turvaline, seal ei pommitata. Nii et nad räägivad seal kogu aeg, käivad haigla ümber. Nii et kõik need noored inimesed, võib-olla 10 või isegi üle 100 tuli, ümbritsesid mind ja keegi peksis mind. Keegi üritas mulle kivi visata. Ja nii oligi, ma olin tol hetkel tõesti hirmul, sest ootasin, millal nad mind tapavad või midagi sellist. Ja pärast seda küsis see mustades riietes mees mult, mis su nimi on? Ma ütlesin, mu nimi on Bahia. Siis ta hakkas naerma, sest see on kurdi nimi. Ta ütles mulle, et see pole inimese nimi. Ma ütlesin, et see on kurdi nimi ja kurdid on inimesed. Pärast seda üritas ta mind haiglast välja lükata ja minema ajada. Ma keeldusin, sest ma ütlesin sulle, et sa ei saa seda teha. Ma tulin ÜRO egiidi alla ja samal ajal mostu WHO. Ja samal ajal Tervis. Gaza, jah. Isegi Hamas teab minust ja neil on kõik teave minu kohta. Aga ta proovis, aga mina keeldusin. Pärast seda ta surus mind ühte ruumi vastuvõtu või ambulatoorse osakonna tagaosas elektrigeneraatorite lähedal. Kui ma ruumi sisenesin, nägin, et see on tõesti piinamiseks mõeldud ruum, sest sellel ruumil oli nagu vangla uks, mida sai lukustada nii seest kui väljast. Seal olid aknad ja trellid, mida võidi enne mind piinamiseks kasutada. ja ma tean juba varem. Päev enne seda tapeti 2 noort inimest, aga tol hetkel ma ei teadnud seda. See oli samas ruumis. Ja nende keha visati Valgesse universaali umbes 2 päevaks, kuni me tundsime selle autos nende lõhna. Nii et Te dokumenteerisite Hamasi operatsioone ja tegevust Gaza haiglates. Rääkige täpselt, mida te ise oma silmaga nägite. ta oli mees, Hamasi võitleja haigla sees. Ta piinas mind ruumis. Ta lõi mind ja üritas mitu korda mind tappa. Ta ütles mulle, et tapab mind oma püstoliga. Ta oli Hamasi võitleja ja viibis haiglas ja isegi pärast seda, kui haigla juhataja Hossam Abu Safia sellest teada sai ta väga vihaseks. Ja ta üritas vallandada. Kõik see sellepärast, et kogu haigla valve 11 inimest toetasid seda meest, et mind piinata. Ja pärast seda olid nad tema poolel. Nii et doktor Hassan ütles neile, kuidas see minu haiglas juhtus. Et minu valvurid, minu enda valvurid haiglas teevad midagi sellist. Nii et ta ütles neile, et alates homsest lähevad kõik koju ja mina vahetan meeskonna välja. Aga neid pole kunagi välja vahetatud, sest Hamasi võitlejad paigutasid need mehed haiglasse. Nad on Hamasi võitlejad. Nad töötavad seal. Nii et pärast seda oli doktor Hassan väga hädi, et ta ei saanud midagi teha. Need mehed naersid iga kord, kui ma läksin iga päev polikliinikusse. Nad ütlevad mulle, et me oleme ikka veel siin. Me tegime, mis tegime sinu vastu, aga me oleme ikka veel haiglas ja jääme siin.
Aga doktor Baran, organisatsiooni piirideta arstid ja ÜRO ametnikud väidavad täpselt vastupidist. Või vähemalt ei ole nad sinu kirjeldatud tegelikkuses piisavalt veendunud. Kuidas sa sellele vastasid? Mul on materjal oma organisatsioonist ja mul on ka materjale Gaza tervishoiujuhi käest, kes on Hamasi liige, doktor Muir Darzaki. Kirjutas mulle: me vabandame, et piinasime sind haiglas. Mul on kirjalik sõnum oma organisatsioonilt ja samal ajal ka kirjalik sõnum Hamaselt. Nii et kui ÜRO ütleb, et ma olen valetaja, siis ÜRO valetab. Aga minu jaoks ÜRO või isegi see organisatsioon on minu jaoks nagu supermarket, sest ma ei näinud neid kunagi, kui olin laps. Mind piinatakse ja tapetakse Kurdistanis. Tule ja aita mind. Nii et tead, see ei ole ÜRO otsus. See on tõde. Kui mind piinati, kus oli ÜRO kaasas? Ma ei näinud ÜROd ega kedagi neist. Nii et mind ei huvita, mida ÜRO ütleb. ÜRO, nagu ma sulle ütlesin, on lihtsalt nagu supermarket või pood, kus nad müüvad oma varustust. Seega see ei huvita mind eriti, sest mind huvitab minu enda tunne. Mind huvitab selle 8 kuu vanuse Iisraeli lapse tunne, kelle Hamas viis tunnelisse ja tappis. ÜRO ei olnud temaga seal tunnelis. ÜRO ei saanud seda valu ära võtta. Mida ta sai? Koos oma vennaga. 4-aastane selles tunnelis. Nii et see ei huvita mind. Mind huvitab minu sõda, minu valu. Aga sa lähed sellest veel kaugemale. Sa süüdistad terrorirühmitust ka seksuaalses väärkohtlemises. Kas sa saad sellest rohkem rääkida? Jah, sest sel päeval, kui nad mind kinni pidasid, kui nad mind arreteerisid, ma võitlesin ühe arstiga, ühe meie kolleegist arstiga. Ta kuritarvitas seksuaalselt ühte õde ja samal ajal ütles WHO meile, kui ma olin Kairos tund aega enne Gazasse sisenemist, et me peame WHO teavitama igast seksuaalsest väärkohtlemisest. Aga kui ma sellele mehele ja oma organisatsioonile rääkisin, tulid õhtul pärastlõunal Hamasi liikmed ja võtsid mu kinni ning piinasid mind selle eest. Nii et minu organisatsioon ei öelnud selle kohta midagi, minu piinamise kohta. Minu organisatsioon ei alustanud kunagi uurimist seksuaalse väärkohtlemise kohta. Minu organisatsioon ütles mulle, et sa ei tohi sellest WHO-le rääkida, sest me teeme oma sisemise uurimise ja alles pärast seda räägime WHO-le. Ja see on vastuolus WHO reeglitega, sest ka meie organisatsioon on sellesse seksuaalsesse väärkohtlemisse segatud, sest üks meie liikmetest on sellega seotud. Nii et nad ei tohi selles osas mingit uurimist läbi viia. Uurimise ülesanne on WHO. Nii et meie organisatsioon rikkus WSO reegli. Seepärast ütlen ma teile, et nendele asjadele ma eriti tähelepanu ei pööra. Sest teate, minu organisatsioonis teadsid kõik liikmed, et Nasser al-Avda 4. korrusel Jabaljas oli tuba Hamasi võitlejatele. Nad kasutasid seda varjendina otse meie toa kohal. Käisime seal iga päev, sest tol ajal tahtsime Iisraelist internetisignaali püüda. Internet oli nõrk. Nii et me nägime neid iga päev hommikul tagasi tulemas koos oma mustade riietega. Ja nad pesid neid ja pesid oma jalanõusid aknal ja pärast seda nad lähevad. Ja nad läksid jälle välja. Nii et haiglates tead ainult spetsialiseeritud meditsiiniteenistuse meditsiinipersonal. Teine osa haiglast on Hamasi võitlejad nagu koristaja, elektrik, tehnik ja gaasitöötaja. Kõik nemad on Hamasi võitlejad. Ja seda võib ilmselgelt näha igas haiglas, aga tead, täna on propaganda nii palju võimsam. Kui sa ütled selle vastu midagi, siis kõik ründavad sind. Aga isegi kui sa proovid kaitsta oma patsienti Gazas, oma palestiinlasest patsienti, oma palestiinlasest last, kaitsed neid, siis süüdistatakse sind jälle, et oled halb inimene. Doktor Abaram, aitäh veel kord selle eksklusiivse intervjuu eest. Ja annan meie vaatajatele teada, et avaldate peagi raamatu oma loost,
loost, mille tunnistajaks te Gaza sektoris olite.